Oled sa valmis? Täna vaatame sellist olulist teemat, nagu millel on su tähelepanu, millele sa fokuseerid. Eelmisel korral me siis rääkisime sellest, et me peaksime lahti laskma minevikust ja mineviku vigadest ja möödapanekutest ja kõigest sellepärast, et kui me oleme andeks palunud ja meelt parandanud, siis see kõik on Jeesuse vere all. Ja me ei peaks välja kaevama seda, mis on minevikus. Me peaks seda olevikku tooma. Ja kõik, mis on Jeesuse vere all, see tähendab seda, et me ei pea ka selle pärast enam halvasti tundma ja ringi käima justkui süükoorma all ja tundma ennast halvasti. Kurat tahab, et me halvasti tunneksime oma eksimuste pärast ja oma möödapanekute ja valede valikute pärast. Aga meil ei ole seda vaja teha, sest me oleme meelt parandanud ja andeks saanud. Ja rääkisime sellest, et igale valele mõttele tuleb kohe vastu seista. Miks? Sellepärast, et see vale mõte, mida me kaua kuulama jääme, võib hakata meile mõistlik tunduma. Seega iga vale mõte, mis kõnetab kuidagi meie oma sugulaste vastu või vale mõte meie vanemate vastu või vale mõte koguduse vastu või vale mõte pastori vastu või abikaasa vastu, sellele tuleb kohe vastu seista ja mitte seda enda pähe lasta, sest see muidu hakkab domineerima ja lükkab selle õige mõtte eemale. Jumal on andnud meile meele, et see meid teeniks, aga mõnikord on see, et meie hakkame oma meelt teenima. Mis on selle meele eesmärk? On see, et ta teeniks seda usku, mis on meie vaimus. Ta peaks tegema koostööd usuga. Ja kuidas meel teenib siis seda usku? Nõustudes sellega, eks ju, mitte vastandudes sellele või mitte vaieldes selle vastu. Et see tähendab, meie meele ülesanne on nõustuda Jumala sõnaga, nõustuda meie vaimuga, selle Jumala sõnaga, mis on vaimu sees. Ja uuendatud meel teebki seda, ta nõustub usuga meie vaimus, mitte ei argumenteeri selle vastu. Sest kui Jumal meiega räägib, ta teeb seda kuidas? Sõna läbi vaimu kaudu, eks ta ei räägi mõistuse kaudu, vaid vaimu kaudu. Ja see, mis on me südames, meie vaimus, see tuleb esile ja valgustab meie meeli, meie mõistust. Jumal räägib alati kooskõlas oma sõnaga. Ta ei lähe oma sõnaga vastuollu, ta räägib kooskõlas oma sõnaga. Aga kurat toob mõtted meile pähe siis nii-öelda väljastpoolt. Kusjuures täiesti olen seda kogenud. Tulebki reaalselt siit nagu väljastpoolt, tuleb vastu. Aga kurat võib ka kasutada Jumala sõna. Aga ta teeb seda alati moonutatult. Ta kisub välja kontekstist. Seetõttu on äärmiselt oluline uuendada oma meeli ja vahet teha sellel, kust kohast meie mõte pärineb. Sest uuendamata meel ei pruugi alati vahet teha, kes on mõtte autor. Kusjuures see on nii. Ei pruugi vahet teha. Me võime öelda, et ma saan väga hästi aru, kui Jumal minuga räägib või kui kurat toob mõtte. Kui me ei praktiseeri seda, et me oleme osaduses Jumalaga ja toidame ennast Jumala sõnaga või ei palveta keeltes, siis see vahe tegemine ei ole lihtne. Sest Jumalaga osaduses olemine tema sõna läbi ja keeltes palvetamine teeb meie vaimu erksaks. Ja meil on lihtsam teha vahet, kust see mõte pärineb. Miks see oluline on? Kui me vahet ei tee, me võime vastu võtta vale mõtte. Ja miks on veel oluline see, ütleme ka see vahet teha või siis see, et ma veedan aega Jumala sõnas, on ju see, et nagu ma ütlesin, Jumal räägib meiega meie vaimu kaudu.
See tähendab, et meie vaim teab tihti asju enne kui meie mõistus. Ja kui me veedame aega Jumala sõnas, oleme osaduses Jumalaga, mediteerime sõna üle, oleme palves, siis vaimu kaudu hakkab esile kerkima see, millega Jumal tegeleb, mida ta öelda tahab ja jõuab meie mõistusesse. Ta jõuab meie mõistusesse välja ja valgustab selle ja me saame ka teada, millega Jumal tegeleb. Tihti see ei ole nagu mingi konkreetne sõna, et see tuleb sõnana, see on nagu üldine teadmine. Mõnikord on, et see teema tundub, et Jumal tegeleb selle teemaga näiteks või toob esile mingid vastused. Ja see ongi üks põhjus, miks on vaja ka oma meeli uuendada. Et olla vastuvõtlik sellele, mida Jumal teeb ja pöörata oma tähelepanu vaimule, et ma eristaksin seda, kust see mõte tuleb, et kaitsta ennast. Kurat kasutab valede mõtete esile toomiseks erinevaid strateegiaid. Ka seda olen kogenud, kus ta võib tuua väga konkreetselt, täiesti arusaadavalt vale mõte. Sellel on lihtne vastu seista. Või see on nagu mingi tuline nool, mis tuleb ja ründab. Aga mõnikord ta tuleb väga salakavalalt, maskeerituna. Ja see on ka üks oluline mõte või see punkt, miks on vaja oma meeli uuendada, et sa ära tunneksid ka selle salakavala mõtte, mis tuleb maskeerituna. Sest et kui me ei suuda vahet teha, siis me võime arvata, muide, et Jumal tegeleb meiega mingi teema raames. Ja vaimselt tundlik, nagu ma ütlesin, siis me saame, et me õpiksime vahet tegema, kust kohast täpselt see mõte tuleb. Kas ta tuleb meie seest esile? Jumal toob selle mõtte või selle teema, millega ta meiega tegeleb, tuleb see meie vaimust esile või tuleb ta meilt väljapoolt. Et me saame selle tundlikkuse just nii, nagu ma ütlesin, siis kui me loeme Jumala sõna, see ongi see, miks me peame võtma Jumala sõna ja lugema ja me oleme keeltes palvetama, pühas vaimus palvetama. Ja nagu ma ütlesin, et see vahe tegemine on oluline just seetõttu, et kui me võtame selle vale mõtte ja kuulame seda, kuidas me võtame? Me jääme kuulama, me laseme selle endale pähe. See ei ole nagu lihtsalt, et mis tähendab pähe laskma. Mõnikord ongi see, et tuleb mingi mõte ja ma hakkan seda nagu peas keerutama, analüüsima, mõtlen ühtepidi, mõtlen teistpidi. See ongi see, et ma võtan selle vastu. Mõnikord satuvad inimesed meie teele, kes võivad meile öelda asju kantuna kuradi valest mõttest. Et ei ole ainult see, et kurat mulle tuleb näiteks paneb pähe või sulle paneb pähe mingi vale mõtte, aga tuleb keegi inimene ja ütleb sulle midagi. Ja tema on saanud selle, ütleme, on võtnud vastu kuradi vale mõtte. See juhtus Peetrusega selles loos, kus Jeesus rääkis jüngritele, mis teda ees ootab. Ta ootas ristisurme ees ja ta ütles, ja kuidas Peetrus reageeris sellele. Ta ütles, Jumal hoidku, ärgu seda sulle sündigu, see lugu on Matteuse 16. peatükis. Ja kuidas Jeesus vastas sellele? Ta ei küsinud Peetruselt, et tõesti, kas sa arvad seda? Ta reageeris karmilt. Ta ütles, tagane, saatan. Sest et need sõnad, mida Peetrus välja ütles, kandsid seda mõtet, et need ei lähtu Jumalast, sest see ei ole Jumala meelepärane, mida sa välja praegu ütlesid, vaid see oleks meelepärane inimestele. Ehk teisisõnu, Jeesus vastas sellele valele mõttele, mis üks inimene temale justkui välja ütles, ta vastas sellele kohe. Ta jäänud seda peas mõtlema või enda meeltes ketrama. Ta ütles reaalselt kohe, et see mõtteviis ei ole aktsepteeritud. Ja ta keeras oma tähelepanu sellelt ära, öeldes saatan tagane. Ta ei lubanud seda mõtteviisi,
endale pähe, sest see oleks nõrgestanud ja mõjutanud tema usku. See oli see, miks ta pidi reageerima ja ta tegi seda kohe. Kurat tahab ajada meid segadusse, meie meeli segadusse, see on tema eesmärk. Et kui me pöörame tähelepanu valedele mõtetele, see tähendab, me hakkame neid kuulama, siis mis juhtub meie usuga? See nõrgestab meie usku ja see ajab segadusse meid. Me ei tea enam, mis on õige, mis on vale ja see on kuradi taktika, see on kuradi soov. Ta tahab muuta selle usu, mis on su südames ja sinu vaimus ebaefektiivseks, et see enam ei toimiks. See on see taktika, kuidas ta saab seda teha, tuues meid sinna meele tasandile, mõtete tasandile. Aga mis oli meie meele ülesanne? Olla nõus sellega, mis on meie südames, meie vaimus, selle usuga, ta peab olema nõus. Ehk vaim ja hing peavad olema nõus. See on meie hinge ülesanne. Ja me tahaksime olla kõik vaimsed gigandid, vaimsed hiiglased on nii. Ja tegelikult üks ühine joon, enne käisid siin mõned nimed läbi, eks. Mis on ühine joon lisaks pühendumusele, aga mis on veel neil? Neil on see, et nende mõtted on kooskõlas usuga, mis on nende südames. Nad ei hakka argumenteerima Jumala sõna vastu. Siin oli hea näide enne, ma mõtlesin, et pastor hakkab rääkima seda tänast jutlust või seda teemat mul siin ühel hetkel. Et kui mul on mingisugune sümptom kehaseks, ma tean, mida Jumala sõna ütleb. Aga kui see on tugev ja see räägib tugevalt, siis mul võivad tekkida kahtlused mõttes. Ja nüüd on see, mida ma kuulan. Kas ma kuulan või keskendun sellele, mida Jumala sõna ütleb, et sa oled terve Jeesuse vermete läbi. Või jään ma kuulama sümptomeid, mis minu kehas on. Et see on minu valik, eks. Ja vaimne hiiglane on õppinud tooma oma meele kooskõlla Jumala sõnaga ja usuga, mis on tema südames. Nii me saaksime, kui me seda õpime tegema, saame ka vaimseteks hiiglasteks. Ja kuidas valed mõtted siis sisse saavad? Oleme sellest rääkinud. Siis kui me neid kuulama jääme ja kui me neid vastu võtame. Ja ma hakkan mõtlema nende peale. Siis, kui ma nad vastu võtan, saavad nad justkui juured alla ja hakkavad kasvama. Kuradilt on röövitud tegelikult ju kõik relvad. Tal ei ole mitte mingisugust võimu tulla ja tungida meie ellu. Muide, ta ei saa ühegi uuesti sündinud kristlase vaimu tulla, seal elab pühavaim, pühavaimu tempel. Tal ei ole mitte mingit voli, aga tal on, kui me laseme. Ta ei saa tulla ta ei saa sundida meid vastu võtma ühtegi mõtet, aga ta võib meie meelte kaudu meisse need valed mõtted istutada ja sisse tulla. Ja see on siis, kui me jääme teda kuulama. Aga mis siis, kui tundubki, et võib-olla ma olengi väga kaua kuulanud kuradi valesid, mõtelnud ja heietanud oma peas ja minu usk on kahanenud ja mis siis saab? Kas sellel on lahendus? Et samamoodi nagu juhtub, et me oleme ukse lahti teinud. Samamoodi me saame panna kuradi selja taga ukse kinni tagasi. Ja kuidas me ta välja saame, on sel viisil, et me hakkame endasse panema Jumala sõna. Me hakkame toitma ennast Jumala sõnaga, me paneme enda mõtetesse Jumala sõna, me paneme enda suhu Jumala sõna, me hakkame välja rääkima ususõnu. Ja see on see, kuidas me saame tegelikult kurad endast välja mõtetest, mitte nagu enda seest. Meie sisse ta ei saa. Et see tähendab vastata valedele mõtetele.
paljude inimeste usk nõrgeneb mingi asja pärast. Me oleme senimaani vaadanud seda, et kui tuleb vale mõte, siis tuleb sellele vastata, eks. Vale mõte võib tulla või kuidas meie kipume mõnikord käituma, on see, et me ei tee midagi. Me mõtleme, et vale mõte tuleb ja ma üritan seda nagu ära mõelda või oma peas ümber lükata. Mõnikord ma mõtlen, et või oleme võib-olla mõelnud, võib-olla te mitte, mina olen. Et võib-olla jääb lihtsama vait, kaob ära. Aga kuradele tuleb vastu seista, et ta põgeneks. Ja vastu me seisame alati kõrgema mõttega ehk Jumala sõnaga. Ja mis on veel oluline, on see, et mitte ainult ma ei vasta talle Jumala sõnaga, vaid ma pööran ka oma tähelepanu ära sellelt valelt mõttelt või sellelt sümptomilt või mis iganes vaevalt, mis selle vale mõttega kaasas käib, on just see, et ma pean ära pöörama enda tähelepanu, fookuse. Sest tähelepanu fookus ja usk on omavahel tugevalt seotud. See tähendab tegelikult, sinu usk on seal, kus on su tähelepanu. Mõtle sellele. Kui me tahame või usume mingit asja, aga meie fookus on vales kohas, siis tegelikult meie usk nõrgeneb, kui meie tähelepanu on valedel asjadel, valel mõttel. See tähendab, me peame oma fookuse ära nihutama sellelt, mida kurat soovitab, mida tema mõirgab, mida ta räägib, eks. Kui kurat on toonud meid meele tasandile, kuidas me ära tunneme selle? Kuidas me ära tunneme selle, et me oleme nagu mõtete tasandil? See on sellest, kui sa kogu aeg mõtled selle asja peale, mida kurat praegu soovitab. Vale mõte, sümptom, mis iganes, mingi vaev, mis iganes see on. Kui me seda oma peas kogu aeg keerutame, kogu aeg mõtleme ühe külje pealt, teise külje pealt, analüüsime, argumenteerime, leiame mingeid loogilisi lahendusi, siis mu tähelepanu on sellel ja kurat hoiab mind mõttetasandil, meeletasandil. Aga see on tema territoorium. Inimesed on vaevatud, endast ka rääkida, mitte ainult lihtsalt omast kogemusest, et kui me oleme vaevatud ja koormatud, siis miks see on? See tihti on tegelikult sellepärast, et meie tähelepanu on vales kohas. Me hoiame oma tähelepanu valel mõttel, me hoiame oma tähelepanu probleemil või murel. Mitte sellel, mida Jumal ütleb. Me ei hoia, see tähendab, et me ei hoia oma tähelepanu tegelikult Jumala sõnal. Sest kui Jumal ütleb näiteks, heida kõik oma mure tema peale, küll tema peab hoolt meie eest. See tähendab, et tegelikult minu fookus ei peaks olema enam sellel murel, vaid Jumalal ja tema sõnal. Mu fookus peab olema nihkunud nüüd. Sest kas me usume Jumalat? Kas me usume, et ta suudab aidata? Millel sa oma tähelepanu hoiad? Sellel su usk ka on. Nii et tegelikult on see ka üks oluline asi, millel me tõesti oma tähelepanu hoiame. Kus me fookus on, kus me tähelepanu on suunatud, kas probleemile või Jumala sõnale? Kus on tähelepanu, seal on usk. Ja kui kurat soovitab vale mõtte ja me sellele oma tähelepanu jätame, siis meie usk nõrgeneb. Meil on vaja see ära pöörata sealt. Siin on üks näide
üks jumalasulane, kes jutlustas, kutsuti tervendusklassiks seda, sellepärast, et selles olid inimesed, kes vajasid tervenemist. Neil oli mingisugused sümptomid, mingid haigused ja enne ühe tunni või niisuguse jutluse algust Jumal näitas talle ühe nägemuse klassis istuvatest inimestest. Ja suurem osa, ta ütles, mitte kõik, aga peaaegu kõik, istusid seal käed rinnal ristis. Ja Jumal ütles, et nad ei saa terveks. Nad ei võta vastu seda. Ja ta ütles ka veel seda, et see Jumala sulane küsis, et see on et tema ütles, et aga miks see nagu niimoodi on? Et nad on ju siia tulnud ja nad ei taha haiged olla. Et nad tahaks ju terveks saada. Aga tead, mida Jumal vastas? Ta vastas nii, millele nende meel on suunatud, on see, millest nad kinni hoiavad. See, millele su meel või mõtted on suunatud, on asi, millest sa kinni hoiad. Ja millest sa kinni hoiad, selle sa saad. Nende inimeste tähelepanu oli seega millel? Nende kehal ja nende sümptomitel. Ja see oli põhjus, miks nad ei võtnud vastu tervenemist, sest nad hoidsid oma tähelepanu valel asjal. See tähendab, nad hoidsid sellest kinni ja nad said selle. Kuidas saad oma tähelepanu valelt asjalt ära? Viies selle õigele asjale. Mis on õige asi? Jumala sõna on õige asi, eks ju. See on see, kuidas saab fookus ära. Mitte ainult see, et kuidas ma valelt asjalt ära saan, vaid oluline on mõelda seda, mis see õige asi on, kuhu ma pean oma fookuse panema õigele asjale. Kus su mõtted on ühtlasi ka see, millest sa kinni hoiad. Et mõtle, millele sa mõtled, on see, millest sa kinni hoiad. Kui sa mõtled muremõtteid, kas sa tahad hoida sellest murest kinni? Ja see, millest sa kinni hoiad, on see, mille sa saad. Et kui kurat ründab mõttemaailmas, siis vasta Jumala sõnaga ja pööra ka oma tähelepanu sellelt ära. Mis on parim viis tähelepanu ära pööramiseks? Jumala kiitmine on see, just. Jumala kiitmine on parim viis, kuidas tegelikult sa saad keskenduda Jumalale ja suunata valelt mõttelt oma mõtted ära. Mulle meeldib, mis on mind aidanud tegelikult üks hea näide. Ma olen sellele mõelnud siis, kui on, näiteks ma seisan usus tervise pärast näiteks. See näide on nagu westerni filmidest. Ma ise neid väga palju vaadanud ei ole, aga ma suutsin manada endale silme ette sellise stseeni, kus on justkui mingisugune nagu nendes kauboi saabastes ja kübaras või kaabus mehed ja mingi suur hädaoht on tulemas kuskile külla, eks ju. Ja inimesi teavitada ei saa, kui ainult näiteks väljaku keskel oleva suure kellaga, näiteks tavaliselt on kuskil kirikutornis on mingi kell. See on samamoodi nagu, kui kurat tuleb mõnikord mingisuguse survega või mõtterünnakuga, ta teeb väga kõva lärmi. Eks, nii nagu see üks kell. Kella helistaja tõmbab nöörist ja kell kaigub ja teeb kõva häält. See on samamoodi nagu kurat on seal kella nööri küljes ja helistab seda kella. Aga kui me seisame vastu
Jumala sõnaga, rünnakule, valele mõttele, siis kurat ei saa jääda paigale. Sellepärast, et Jeesuse nimi on suurem kui mis iganes. See tähendab, et tegelikult, kui nüüd see kellamees laseb nüüri lahti, siis inertsist ta võib veel edasi käia. Aga helistajat enam ei ole seal. See on sama mõte, mis mind on aidanud. Mõnikord on see, et ma seisan ju vastu, eks ju, ma võtan meelevalla. Ma ütlen, et ma käsin näiteks sellel haigusel lahkuda, aga sümptomitel kehast lahkuda. Ma tean, et sel hetkel, kui ma Jeesuse nime kasutan, kurat põgeneb. Ma tean seda. Aga see ei ole alati nii, et sümptomid ka läinud on. Ja siis on see hetk, kus mina mõtlen, hästi, kurat on läinud, no las see kell heliseb. Ma kiidan Jumalat edasi ja küll see helin ka varsti vaibub, sest ma tean seda. Mina võtan seda, kui lihtsalt seda kella helinat veel. Kui see surve või ärevus, mis iganes mõte veel on, kui see ärevuse hetk püsib, siis ma tean, okei, see on kella helin, küll see vaibub. Kui see sümptom veel püsib, ma tean, kurat on läinud, küll see läheb. Et mind on see mõte ja see näide nagu tegelikult päriselt elus aidanud. Ja samal hetkel, kui ma ka seisan vastu sellele valele mõttele või on see sümptom või on see surve või mis iganes see on, siis ma keeran oma tähelepanu ka sellelt survelt ja probleemilt ära Jumala sõnale ja ma teen seda läbi Jumala kiitmise. Ja ka seda ma olen reaalselt kogenud. Et need on need, mida ma olen ise oma elus praktikasse pannud just, on see tervisega seoses või mis teiste valdkondadega seoses. Et kui justkui on mingi asi, mis nagu tahab hoida minu fookust endal, et minu fookus oleks sellel probleemil, siis kui ma hakkan Jumalat kiitma, siis minu fookus nihkub Jumalale ja tema abile. See ei ole selline asi, mis juhtub üleöö. Neid asju tuleb harjutada ja päriselt treenida. Siis me saame selles osavaks. Et näiteks ma võin tuua ühe siukse, lihtsalt just oli siin eile. Näite mõttes toon, ühe näite enda elust, kus situatsioon, kus väikene hirm tahtis minusse tulla. See oli see mõttesoovitus. See on see, kuidas kurat soovitab. Et mulle üks laps käib keskkoolis ja siis ta õppis matemaatikat kontrolltööks ja see on üsna keeruline ja mina ei osanud ka teda aidata. Ja ma reaalselt tuli siuke mõttesoovitus, mis sa siis teed, kui ta välja kukub. Ma kogesin hirmu, kerget hirmu, ärevust ja see mõte tahtis tulla ja see oli tajutav, see, kuidas sa tahab tulla, mis sa teed. Siis mõtlesin, ja hetk oli, mis ma teen siis? Oot, stopp, mõtlesin, ma ei võta vastu seda, mõtlesin, Jumal. Ma läksin piiblisse, ma otsisin kirjakoha välja, ütlesin, Jumal, sina oled, näed, siin on üks kirjakoht, sina oled öelnud, sina õnnistad õigete sugu, mina olen sinu õige, tema on minu sugu, sina oled seda lubanud, ma ei tea, kuidas sa teed, aga mina seisan selle sõna peale. Ja ma tunnistan seda välja. See oli see viis, kuidas mina sain võitu sellest. Mõtlesin, et mul ei ole muud valikut, ma seisan Jumal sinu sõna peal. Ja sinu sõna on jah, aamen ja nii mina usun, eks. Ja see mõte ja hirm pidi lahkuma. See on see, kuidas mina panen, siis see oli see nagu hästi ta ei olnud nagu suur näide, aga minu jaoks niuke, et kas ma tunnen selle mõtte ära või ma mõtlen, et ongi need raske olukord, tulebki mõte. Aga kuna see mõte tekitas minus ärevust, siis ei olnud minu mõte ja see ei olnud Jumala mõte. See oli kuradi soovitus ja mõnikord ta soovitabki nii salakavalalt. Vaata, see inimene eiras sind, ta ei hooli. Ja see on, aga mis tunde see tekitab? Pahandumist, solvumist, see ei ole minu mõte. See on kuradi soovitus pahanduda, solvuda. Ära käi armastuses. See tähendab, susk ei tööta. Need on need salakavalad soovitused.
mitte ta ei tule niimoodi, et tuleb pauhti suure, ta teeb seda ka pauhti asja, aga ta teeb mõnikord väga salakavalalt. Ja mõnikord on see, et kui ma olen mõtte vastu võtnud, siis alles tagant järgi, see oli vale mõte. Näed, nüüd ma sain aru. No siis ma parandan vea. Ja lähen ikkagi Jumala sõnasse ja leian selle kirjakoha ja tunnistan ja kahetsen Jumala ees, et ma selle vea tegin, et ma vastu võtsin. Ja kui me külvame sõna oma südamesse ja meeltesse, me saame sõnast lõikuse, õnnistuse lõikuse, aga kurat toimib samamoodi. See ongi see, miks ta tahab kahtlusi ja valesid mõtteid meisse külvata, on sel põhjusel, et ta saaks selle lõikuse. Aga kui me ei võta vastu vale mõtet, siis lõikuse ajal ei ole tal lõikust oodata. Kui me mõtleme õigesti, on meie usk turvatud ja kaitstud. Kui me mõtleme valesti, on meie usk ohustatud. Ja kui kurat ründab, siis sõltub meist, mis tulemuse me saame. Ja see on oluline ka, kuidas me reageerime nendes raskustes, mida me ütleme ja mida me teeme. Et nagu ma ütlesin, tuleb sõnaga vastu seista ja tähelepanu ära keerata. Mõnikord me unustame selle teise asja. Et me jätame tähelepanu sellele murele. Me anname Jumal, võta see mure, ma annan sinu kätte ja siis peas ketrab. Ja tegelikult on fookus sellel. Kui me oleme Jumalale mure andnud, siis on fookus Jumalal. Kusjuures ma toon siia selle mõtte, mitte mööduntöö, ülemööduntöö. Ma arvan, et see ei olnud unenägu, ma reaalselt arvan, et see ei olnud unenägu, sest ma ärkasin ülesse selle peale, et miski justkui minu sees tõusis ülesse ja see oli see kirja koht, et seiske vastu kuradile, sest ta kõnnib ümber nagu müürge ja luukoer. Ja see tuli nagu lihtsalt ja mul oli tunne, et ma ärkasin selle peale ülesse, sest mu esimene küsimus oli, Jumal, miks ta ringi kõnnib siis? See kuidagi läbi une. See oli see, et ta proovib sisse saada. Sa ei lase, ta läheb minema, aga tuleb uuesti. Ta proovib teise nurga alt, ta tuleb sisse saada. Sa ei lase, ta läheb minema, aga ta tuleb uuesti. Ta kõnnib ringi. Ja ta kõnnib nagu selles mõttes, igal pool, vaata iga inimese, aga samas on meie eludes samamoodi. Ta kõnnib ja otsib. Kus see nõrk koht on? Millal sa selle ukse lahti teed? Ja hommikul siis ma mõtlesin, et aga Jumal ka otsib midagi. Et Jumal otsib ju neid, tema silma võitavad mööda maad ja otsib neid, kes siira südamega hoiavad tema poole, et neid võimsasti aidata. Ja ma mõtlesin, kurat otsib ja tahab neelata. Jumal otsib ja tahab võimsasti aidata. Mida mul karta on, kui Jumal on suurem kui mis iganes? Ja tema otsib, et mind võimsasti aidata. Järelikult sõltub see minust. Kellele ma ukse lahti teen? No kuradile ma ei tee ju. Ma õpin nii vähe kui võimalik, pingutan vähe kui võimalik, et suks kinni hoida. Ja lasen Jumalal ennast aidata, sest ta ütles, ta tahab võimsasti aidata. Mida mul karta? Nii, aga õppida on ikkagi vaja, sest mõnikord on see, et probleem ei ole mitte kurat, probleem ei ole isegi mitte vale mõte, vaid see, et me ei vasta usus. Meie vastuse puudumine võib olla mõnikord selleks probleemiks. Et milline siis peaks olema meie reaktsioon ja vastus, kui kurat tuleb meile midagi soovitama? Nii, üks lugu. Ühel teenistujal diagnoositi raske haigus, täpselt ei tea, mis on, aga tõsine terviseseisund. Nii, ja selle asemel, et halada, viriseda, murest murtud olla, ütles ta, kurat, sa oled vale eesli selga roninud. See vajab natukene vist täpsustamist. Ma toetun siis sellele Nancy Dufresne'i seletusele, et Edel-Oklahomas olevat siis selline komme farmeritel, et karja nad pidavad panema eeslid, kes hoiavad karja röövloomade ja kojottide eest. Et mis siis eeslid teevad, nad pidid takka üles lööma niimoodi ja siis hoidma need
loomad eemal karjast. Ja eeslitele pidi olema veel see, et kui eesel ei taha, et ta selga keegi istub, siis ta toimib täpselt samamoodi. Et ta lööb takka üles nii kaua, kuni see istuja lendab sealt, kus seda ja teist. Ja selle mõte oligi see, mis see teenistuja ütles, et sa leidsid vale eesli, mina sind ei kavatse taluda enda elus, ma löön nii kaua, kuni sa lendad, aga ma löön ja sa lendad. Et see on suhtumine ja see on ka vastus, et kui tuleb raskus ja probleem, kuidas ma reageerin, kuidas ma vastan. Ja oluline on ka see, mida ma teen siis. Mitte ainult sõnadega, vaid kuidas ma ka käitun. Et kas ma sõnadega ütlen ja siis mõtlen, mis ma nagu oma elus, mis tegusid ma teen. Ka need peavad olema kooskõlas minu usuga. Nii nagu väga hästi tuli juba siin koosoleku algul välja, et on kerge uskuda asju siis, kui pole vastuseisu. Siis, kui pole rünnakuid. Nii nagu ongi, et me usume tervist siis, kui pole ühtegi sümptomit, aga usk usub Jumala sõna kohaselt ka siis, kui tuleb vastuseis, siis, kui tuleb rünnak, ka siis ta usub õiget asja. Ja usk ei lase ennast vastuseisul, mitte ühelgi rünnakul ennast muuta. Ta usub ikka seda, mida ta uskuma peab Jumala sõna kohaselt. Ta ei muutu sellest. Näiteks see sama lugu, kui Jeesus jüngrite ja Peetrusega läksid paati. Nad läksid paati, kuidas? Siis, kui oli rahulik aeg, siis, kui vesi oli rahulik. Kuna siin Peetrus välja tuuakse, siis tõenäoliselt ka tema läks paati uskudes Jumala sõna. Uskudes seda, mida Jeesus ütles. Jeesus ütles, me läheme teisele poole. Ta uskus ja usaldas. Ta mõtles õiget asja. Aga mis siis juhtus? Tuli torm, tuli vastuseis, tulid lained, tulid raskused. Mida Peetrus ütles? Ta äratas Jeesuse üles ja ütles, kas sa ei hooli, et me hukkume? Mis juhtus Peetruse usuga? Kui tuli raskus, siis esiteks ta hakkas Jeesust süüdistama. Nii teeb uuendamata meel. Ja teiseks ta muutis usutunnistust. Tuli raskus, enne ta uskus, et nad lähevad teisele poole, aga nii kui raskus tuli, nii kui ta nägi laineid, nii kui ta koges seda tormi, ta muutis oma usku ja ütles, me hukkume. See on see põhjus, miks me peame oma meeli uuendama, et kaitsta usku, mis on me südames. Ja tema mõte oli ka see, et vaata, tema oli paanikas tegelikult. Ja ta äratas Jeesus üles, et miks sina paanikas ei ole, kas ei ole põhjust, on ju. Tema uskus, vaata kui palju tegelikult Peetrusel see lähenemine muutus, kuidas ta reageeris selle raske olukorra keskel. Ja inimesed, kes ei treeni oma usku, satuvad olukordade ilmnemisel paanikasse. Nüüd see tähendab tegelikult ka usk ja see vajab treenimist ja harjutamist. Aga usk ei paanitse, sest ta teab tulemust. Jeesus teadis, et nad jõuavad teisele poole. Tal ei olnud paanitseda vaja. Nii et mida sa teed, kui torm tuleb? Sa usud endiselt, et sa jõuad teisele kaldale. Kui sa usud, et sa oled terve Kristuses Jeesuses, isegi siis, kui keha on valu täis, usud sa, et sa oled terve. Isegi siis, kui tundub, et arved ei saa makstud, usud sa, et Jumal on su varustaja. Sa ei muuda uskumist olukordade tõttu või selle tunde tõttu, mis sind valdab. Usk ei kohandu ju olukordadega, usk ei kohandu valede mõtetega, usk ei kohandu tunnetega. Usk mõtleb kooskõlas Jumala sõnaga.
Usk ei kohandu sellega, mida on näha või mida on tunda või mida on kuulda. Usk lähtub Jumala sõnast ainult. Ja see on see koht, kus me võime või inimesed võivad, see on see potentsiaal, kus usust eemaldutakse või kaotatakse see, kui tulevad raskused ja väljakutsed ja vastuseis. Siis kipub inimene muutma enda uskumist, nii nagu Peetrus tegi. Aga me ei tohiks lubada defineerida nendel olukordadel või tunnetel seda, mis on õige mõtlemine, sest õige mõtlemine on ainult see, mis tuleb Jumala sõnast. Meil võib olla usk, aga me ei kasuta seda, me ei rakenda seda. Paulus kirjutas, et uurige endid, kas te olete usus. Kas te olete usus? Ta ei öelnud, et kas teil on usku. Usk võib olla nii kasvatatud kui ka eemale lükatud. See on sama nagu sul võib olla auto, aga sa ei ole autos. Ja sul on maja, sa ei ole praegu majas. Sul on usk, aga sa ei kasuta seda, sa ei pane tööle seda. See on sama asi. Et kui olukord tuleb, siis peaksime kindlaks tegema, et me ka reaalselt rakendame oma usku selle olukorra jaoks. Ma tulen nüüd lõpetuseks ka nende 2 koja ehitaja juurde. Sest me rääkisime siin nii ühest tormist, eks ju, millest Jeesus ja Peetrus ja jüngrid läbi läksid. Et see on see näide, kus Peetrus muutis fookust. Tema usk kahanes seetõttu. Ta vaatas sellele, mis olukorrad tekitasid, mitte seda, mida Jeesus oli öelnud. Ma ei lähe Matteuse 7. peatükki, kus see lugu on, aga ma tahan välja tuua selle, et need raskused ja vastuseisud, siin räägib sellest 4 tasandist, ehk siis vihm, tuul, üleujutus ja vette lainete peksmine vastu maja seina, eks ju, või vastu neid 2 koda, et need on need 4 tasandit rünnakul. Et need avaldusid mõlemal majal. Nii sellele, mis oli liiva peal ehitatud, kui sellele, mis oli kaljul ehitatud. Et üks mõtteviis võib olla, mis on vale mõtteviis, on see, et kui mul oleks usk, siis ma ei kogeks seda. See ei ole õige. Ka see, mis oli kaljul ehitatud, koges seda. Või see mõtteviis, et ma olen kristlane, enam mul raskusi ei tule. See on vale mõtteviis. Ka see maja koges kõiki neid raskusi, mida teine maja, see maja, mis oli kaljul ehitatud. Ja see rünnak või see vastuseis ei tähenda ka seda, et midagi on valesti tehtud. Mõnikord meid lihtsalt testitakse, vaenlane võib visata meil igasugu asju ette. Aga nendest läbitulek teeb meid tugevamaks. Ja mis need tähendavad? Vihmad tuuled on ehk midagi kergemat, eks ju. Üleujutus tähendab juba seda, kus on terve elu. Kõik valdkonnad saavad mõjutatud. Kõik on üle ujutatud. Ja see viimane versioon on siis see, kus oleksid justkui läbi klohmitud. Isiklikult ilmselt päris ei ole seda kogenud õnneks. Päris sellist, et kus mul on reaalselt tunne, aga Nancy Dufresne rääkis enda loos. Ta tegelikult küsis üks hetk Jumalalt, et mis see on see, et mul on tunne, et ma olen nurka aetud ja täiesti justkui läbi pekstud. Et füüsiliselt mul on tunne, et ma olen läbi pekstud, et nii kehv juba. Ja Jumal ütles talle,
see näitab ainult seda, et torm hakkab mööda minema. Ja siis ta küsis, aga kas sa seisad? Et see on oluline, mitte see, et kas meil oli see torm, vaid see, mis pärast on. Et kas ma ikkagi ütlen, et jah, Jumal, ma seisan sinu sõnal. Sinu sõna on minu suus endiselt. Ma järgin endiselt sind. See tähendab, sa seisad. Ükskõik kui kõva see torm oli, ükskõik kui palju sa nii-öelda peksa said. Kui palju need lained sind mudisid. Kui sa seisad, ja see on ka üks asi, kus me teada saame, kas see maja oli ehitatud kaljule. Kui see maja seisab endiselt. Kui endiselt on Jumal sulle kallis, kui sa endiselt järgid teda, kui endiselt sa võtad tema sõna ja tunnistad tema sõna ja järgid Jumalat, siis sa seisad ja sa olid kaljule ehitanud oma maja. Ja tähendab, see torm saab mööda ja sa oled võitnud. Sest võit ei ole mitte see, et tormi pole, vaid see, kuidas sa sellest välja tuled. Seega, mis on oluline siis, mis ma tahan, et tänasest meelde jääks, on see, et kui tulevad tormid, kui tulevad raskused, kui tulevad valed mõtted, rünnakud, siis on see suhtumine, ma jään seisma. Ma vastan Jumala sõnaga. Ma hoian oma fookuse Jumala peal. Ma ei lase ühelgi olukorral, ühelgi tundel, ühelgi valel mõttel, ühelgi murel, ühelgi ahistusel, mitte ühelgi survel fookust ära nihutada. Ma ei keera fookust sellele valele asjale, vaid läbi Jumala kiitmise, läbi Jumala sõna tunnistamise, läbi Jumalaga osaduses olemise. Ma hoian selle Jumalal. Ja ma ei lase seetõttu ka mitte ühelgi tormil endast võitu saada, vaid minu fookus on paigas ja ma hoian kinni usust, mis on mu südames ja ma hoian oma mõtted kooskõlas oma vaimuga ja selle usuga, mis on minu südames ja ma hoian kinni Jumala sõnast. Sest kui ma hoian kinni Jumala sõnast ja ma hoian fookuse Jumala sõnal, siis see on see, mille ma saan, sest ma ei taha endale muret, ma ei hoia fookust seal, ma ei hoia oma mõtteid mure peal, sest siis ma saan selle. Ma hoian oma mõtted Jumala sõna peal, ma hoian oma fookuse Jumala sõna peal, ma hoian tähelepanu Jumala sõna peal ja selle peal, mida Jumala sõna ütleb ja lubab minule, siis ma saan selle. Amen.